Tere Blackstaffi podcasti kuulajad. Täna on meil jälle külas Liis Salus, kes on siis toitumisnõustaja, terapeut. Ja health coach. Jah, just. Ja teemaks on meil kevadine organismi puhastus. Räägi meile, Liis, miks on üldse meie kehal siis puhastust vaja või millest me enda keha peaksime puhastuma? Ma olen ju täitsa puhas, käin pesemas iga päev. Et kui me räägime puhastumisest ja paastumisest ja detoksist, siis pigem on see just sisemine protsess, millest me räägime toitumise kontekstis. Ja minu jaoks on tegelikult väga suur vahe, kas meil tegemist on paastumisega või paastumise kui nälgimisega või siis keha puhastamisega ehk siis toetamine igal moel teda, nii toitumisega kui ka siis tõesti ka väliselt, eks ju, saunaprotseduurid ja kõik muud. Et seal on nagu mitu eri komponenti selles. Et kui me mõtleme paastumisest, siis seda on juba väga ammustest aegadest tehtud. Ja kui sa mõtled ka loomariigi peale, et kui loomad jäävad haigeks, mida nad tihti teevad? Nad ei söö, eks ju, mitu päeva nälgivad. Et see aitab ka keha toetada kogu selle haigusprotsessi juures. Et inimesed meil tihti nii ei tee, eks ju, et söögisu on küll vähem ja me tahamegi vähem süüa, aga mis nagu ma enda lapse peale, põlve peale mõtlen, siis mis ema ja vanaema ikka toovad, no niisugust suhkrumoosi vett ja joo seda ja võta natuke seda ja tegelikult ju, kui me läheme ajas tagasi, siis esmased ravimõtted või sellised meetodid olidki, et sa ei söönud, kui sa jäid haigeks, on ju. Ja mis seal olid sellised äärmuslikumad asjad, olid veel ju veenist vere laskmised ja sellised, et kas see võib ka siis olla kuidagi nende toksiinidega seotud või miks lasti näiteks, oled sa kuulnud selle kohta? Kusjuures ei ole. Et küll ma tean, et see veretoonorlus on hea, see aitab kehal ka siis uusi vereliblasid toota ja kindlasti see toonorlus on väga vajalik, eriti kui on haruldane veregrupp, aga otseselt niimoodi teaduslikku researchi ma ei ole lugenud sellel teemal, et rohkem sõna ei võta. Okay. Et võime tagasi nagu toitumise poole rohkem pöörduda. Aga siis, kui me räägime praegu sellest pigem siis keha puhastumist, mitte paastumise poole pealt, siis millest meie keha siis nagu puhastuma peaks, et millised on need toksiinid või jääkained, mis meie kehasse satuvad ja kuidas nad üldse meie kehasse satuvad? No neid on tänapäeval väga palju, et kui me alustame kõige lihtsamatest ja ei saa just öelda suurematest mürkidest, aga kas või need samad heitgaasid, pestitsiidid, millega meil toitu pritsitakse, kelle jaoks on alkohol ja suits igapäevane, et ka need on tegelikult ju kuhjuvad mürgid organismis ja toidu koha pealt ka, eks ju, mitte ainult toit, kõik kosmeetika ja pesuvahendid ja meil on nii palju igasugust keemiat ja mitte looduslikku, et kui siin iga väike asi lõpuks kokku arvestada, siis see kuhi tuleb päris suur, millega meil tänapäevane organism peab arvestama. Et on vaja siis keha toetada loomulikult kogu selle protsessi juures. Et siis on ju see hulk päris suur, mis aasta jooksul nagu neid toksiine koguneb, aga kas siis seda puhastust peaks tegema kuidagi regulaarselt kogu aeg või mingi periooditi või kuidas see kõige mõistlikum nagu oleks? Selle eelmise küsimuse lõpetuseks lisa veel ka e-ained, mis on meil ju toidis säilitusena. Et mõned neist on kahjulikud, mõned mitte nii väga, aga kui ma õigesti mäletan, siis üks uuring ütles ka, et meil ikkagi elu jooksul võib need e-ained kuhjuda kehasse lausa 7 või 8 kilo jagu. Et see on nagu väga hämmastav number. Wow. Ja eriti kui võtta poes, mis on kõik pakendatud, töödeldud, sellised sardellid, viinerid, vorstid, et kui seal vaadata seda koostisosade nimekirja, siis on seal ikka väga palju e-aineid. Ja võib-olla puhta liha osakaal ongi seal 50%, 80% ja vähem. Ja isegi kui võtta mingid teatud kanatooted ja lugeda seda kirjeldust, siis üks on näiteks 78% kana ja 22% on siis taimsed saadused. Mis need siis on ju? Et mina tsöliaagia haigena seda kana ei osta, et kuna minu jaoks võib seal olla ka gluteeni ja gluteeniga ristsaastumist, et siis mina võtan kindlasti 100% puhas kanaliha ja võimalusel siis ka antibiootikumideta variandi ja kui on ikkagi puhas liha, siis mille sa kiiresti ära tarbid
et siis ei ole ka seal neid E-aineid nii palju. Sellest oli vist kusjuures isegi väga huvitav lugu alles laseris, et antibiootikumideta kasvatatud kanad, kuigi Euroopa Liidus on keelatud, et üldse kasvatada antibiootikumidega, siis meil on nagu poelettidel selline liha, millel on kirjas silt juures, et ilma antibiootikumideta kasvatatud, et kas siis nagu need teised ei ole siis antibiootikumideta kasvatatud, tekib küsimus. Et see oli päris huvitav ja samamoodi siis saan ka toidust need antibiootikumid enda kehasse, mis hakkavad tapma minu soolestikus neid baktereid. Et noh, see on ka ju tegelikult kehale ebaloomulik toksiin. Ja, on. Kõik need suured tööstuslikud liha tootmised, et olgu ta siis sealiha või kana või mis iganes, et jah, et need on kahjuks hormoone täis, antibiootikumi täis, et kui vanasti need kanad ja loomakesed sõid aasa peal rohtu, siis tänaseks visatakse neile mingisugust soja baasil mitte nii kvaliteetset toorainet, eks ju, söögiks, et see hakkab kõik sealt juba pihta, kogu see asi. Aga tulles tagasi su küsimuse juurde, et palun värskenda mu mälu selle küsimusega, millele ma nüüd... Et kui nüüd need toksiinid kõik kuhjuvad meile kehasse, et igalt poolt väljast nii toidust, siin heitgaasid, ravimid, nii edasi ja E-ained, siis mida nad nagu meile tegema hakkavad või miks nad üldse nii kahjulikud on meile või kuidas me saame aru, et meil on liiga palju jääkaineid või toksiine kehas? No esimesed markerid kindlasti võiks olla see, et tervis halveneb. Et kas just kõikidel tekib krooniline haigus, võib-olla mitte, et mida noorem sa oled, seda lihtsam on kehal hakkama saada, aga mida vanemaks me jääme, mida vähem me füüsiliselt liigume, mida kehvem on meie toidulaud ja toiduvalik üleüldse, eks ju, et kellel on seal vähe köögivilju, puuvilju, marju, vähe fütotoitaineid, vähe antioksüdante, et kõik see koormus nagu aastatega kasvab. Ja kui iga väike üks asi nüüd kokku liita, et 1+1+1 kuni 100-ni, et need asju ongi nii palju, eks ju, kõik kosmeetikad ja antibiootikumidega lihad ja kõik muud asjad, et see koormus saab ikka üsna kiiresti täis meil tänapäeval. Et kindlasti ongi see tervis, mis märku annab, et midagi on valesti. Et oleks aeg ette võtta. Kas mingid kindlamad sümptomid on ka mingi näiteks kõhuhädad või peavalud või on see igal ühel individuaalne? Pigem individuaalne. Okay. Aga nüüd see puhastusprotsess siis, et peaks ta olema siin igakuine, iga-aastane, kord kvartalis, et kuidas see võiks välja näha? See nüüd sõltub ka inimesest loomulikult, et kõige õigem lähenemine võiks olla ikkagi tervisliku toiduga toetamine igapäevaselt, et mitte mingisugused ekstreemsed paastud või veepaastud või nälgimised ja sealjuures loomulikult, mis siis on oluline, need samad köögiviljad, puuviljad, et köögivilju siis vähemalt 500 grammi päevas, mis on siis 5 peotäit, 5 portsjonit, mida meil enamasti ei tule normaalsel inimesel täis. Marjad, puuviljad võiks olla ka 200-300 grammi, 2-3 peotäit. Sealt edasi pähklid, seemned, et kõik siuke looduslik toit, mis eksisteerib meil looduses sellisel kujul, nii nagu ma just praegu need ette loetlesin, eks ju, mis on pakendamata, töötlemata, puhas liha, puhas kala, võimalusel jällegi siis mitte antibiootikumidega ja farmis kasvatatud lõhe, eks ju, et teha siis parem valik, et ka meil Eestis on siin igasuguseid valgeid kalasid, mis pärinevad siis meredest ja jõgedest ja järvedest, isegi sügavkülmutatuna müüakse ju neid talveperioodil, et minu enda lemmikud on näiteks koha ja ahven, et mulle lõhe küll väga maitseb, aga kahjuks jah, ma ei taha ka siis seda farmis kasvatatud kala tarbida, kas üldse või võimalusel üldse vältida ja siis ma olen nagu selle valge kala enda jaoks leidnud. Ja kõige kurvem on veel see, et inimesed tegelikult ei teagi, et milline näeb näiteks välja värske kala. Et üks siuke huvitav juhtum, kus meremehed tulevad, siis ma olen ise Kihnust, et see meremehed palju ja kalurid ja tulevad mere pealt ja paat on kala täis ja siis et värsket kala saab müüa ja siis turistid lähevad juurde ja ütlevad, et ei, see ei ole värske, et sellel ei ole silmad punased peas. Et siis kahjuks ongi väga raske aru saada ka poelettidel, et mis on see õige asi ja mis ei ole, et märgistusi võib ka väga petlik olla. Aga kõige parem on siis see, et kui pidevalt süüa puhtaid asju, et siis võimalikult vähe neid meile tekiks neid toksiine keha sisse. Just. Ja loomulikult on hästi populaarne meil viimase aastakümnega olnud ka kõik see mahe ja öko
ja ütleme nii, et ma ise olen ka pigem just viimastel aastatel rohkem tähelepanu pööranud sellele, et kui mul endal 4-5 aastat tagasi leiti tsöliaak ja laktoositalumatus, et see öko ja mahe ei olnud minu jaoks prioriteet, mul oli tähtsamaid asju, millega tegeleda. Aga nüüd täna ma mõtlen ka järjest enam sellele, mitte ainult pesuvahendid, kosmeetika mul veel ei ole vahetatud, aga see on päevakorras, et tegelikult ka kõik teraviljad ja kõik, mida on võimalik siis pritsida ja isegi Eestis meil on selles mõttes lihtne, kui on enda aialapp, kui on vanaema, kui on võimalik marju metsast korjata seeni, need on juba kõik meil puhtad. Aga nii kui tulevad need Hispaania maasikad, et ma tean, et mul enda perekonnas ema-isa ostavad neid väga palju, väga tihti ja kui nad mulle ka pakuvad, siis ma pigem ütlen ei või siis võtan kaasa ja leotan siis soodavees natuke, et lootus, et äkki mingi pestitsiidid maha koorub või siis ootan suve ja meie Eesti maasikaid. Et selles mõttes sõltub, kui ekstreemseks minna, et kui hull on see seisukord, aga pigem ma eelistaks Eesti marju. Ja kui nüüd mõeldagi nende samade köögiviljade ja puuviljade peale, siis on inglise keeles, kes nüüd inglise keelt valdab ja guugeldab, on täitsa olemas sellised asjad nagu Dirty Dozen ja Clean 15, ehk siis 12 kõige enim pestitsiididega pritsitud siis taime ja siis 15 kõige puhtamat. Et saate siis vaadata, uurida, et mis need siis on, et mis valikuid poes teha. Et loomulikult üks lähenemine võiks olla see, et mida rohkem on võimalik asju koorida ja koor eemaldada, et sellega juba natuke paremat seisu teha. Samas juba siis tuleb jälle see mängu, et koore all on need kõik kasulikud vitamiinid, on ju. Just, et nokk kinni, saba lahti, eks ju. Nokk kinni, saba lahti, okei. Aga kui ma siiani, olen teinud väga halbasid valikuid ja mu keha on toksiine täis, ei ole nii puhtalt tarbinud, otsustan nüüd siis puhtamaid toite tarbima hakata ja võib-olla maale elama minna, et vähem ka siis välist saastumist oleks, siis kuidas ikkagi ma oma kehast need juba seal olevad toksiinid kätte saan? Kõige lihtsam on peale selle tervisliku toitumise, mida lisaks veel teha, loomulikult füüsiline aktiivsus, liikumine, et lümfisüsteemi me liigutame ju läbi liikumise. Et kellel on võimalik jalutada, see on ka okei, 30-60 minutit, aga mida intensiivsem see sport on, ma ei räägi siin praegu nüüd profisportlusest ja maratonspordist, aga ka kas või kerge siuke sörk või jooksmine või mis iganes, eks ju. Et see võiks olla kindlasti päevakorras 2-3 korda nädalas miinimum. Siis kindlasti, mis on väga oluline, on saun. Tavaline saun on hea, korra nädalas on hea, kes soovib isegi 2 korda, aga mis veel parem tegelikult on infrapunasaun, mida ma ise ka väga armastan. Et üks asi on see, et infrapuna põletab hästi palju kaloreid. Et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis selle 40-minutise sessiooni jooksul isegi 600 kalorit. Aga mina kindlasti ei käi selle kalorite põletamise eesmärgil, vaid pigem just see, et kõik see infrapuna läheb meil, tungib siis sügavale nahakihtidesse ja läbi selle toimub see puhastumine. Et tavaline saun nagu päris sama efekti ei saavuta. Ja Tallinnas ma tean, saab osta ka neid, mitte just 10 korra kaarte, aga leida kohti, kus käia niimoodi tõesti 3 euroga minu arust on olemas kohti, kus käia infrapunasaunas, et see on väga approachable, et väga kättesaadav, eks ju, see teenus, muidugi mitte praegu nüüd koroona ajal, aga muidu nagu üldse, et kui kodus ei ole sukast varianti, siis kindlasti on võimalik leida, kuidas see infrapuna päevakorda lülitada endal. Aga kui nüüd, ehk siis kas ma saan õigesti aru, et toitun väga hästi, siis ei teki minu kehasse nii palju toksiine, aga et välja saada, siis peab ikkagi mingi füüsiline aktiivsus olema, sest et välja tulevad ju toksiinid meil siis kas väljaheidete, uriini higistamisega või näiteks punnide näol on ju. Et jah, nahk on puhastumise organ, sama higi, mis sa just loetasid ja kindlasti, et seda higistamise koormust siis taastada, et meil on kehale vaja uuesti vett sisse juua. Et kui saunas, infrapunasaunas käia, et kindlasti infrapunas mul on isegi 1,5 liitrine vesi kaasas ja ma tarbin selle siis kohe ära selle 40 minuti jooksul. Et nagu loputaks, nagu idude kasvatamine, et ta peab loputama seda vett läbi sealt või enda keha siis ühelt otsast juurde ja siis teisest otsast välja. Ja kindlasti igapäevane vee joomine, et võiks olla, sõltub keha pikkusest ja keha kaalust, aga 1,5 liitrit, ma arvan, kõikidele miinimum. Et kindlasti liigselt ka ei tasu, et see liigne võib olla ka, et ma siin tegelikult täna isegi ma hommikul kuulsin, et 3,5 liitrit, 4 liitrit päevas võin ära juua, et selle peale ma rullitaks nagu pigem silmi, et liigne vesi ka ei ole hea.
et kõik neerud ja mis seda vett töötlevad, et see on ka liigne koormus. Et eks see optimaalne kuskil on 1,5–2,5 vahel. Et kindlasti me saame natuke ka päeva jooksul tarbitud toitudega, eriti kui just suppe süüa, smutisid, et sealt tuleb ka 400 milliliitrit väga lihtsasti, 400 grammi. Et pigem siis vähendada just nende magusate suhkrujookide arvelt seda vedelikku, suurendada tavalist vett, et kui seal on 1 kohvi päevas või rohelist või musta teed või taimeteed, see on okei, aga siiski vesi on kõigele sellele lisaks. Et pakimahlad, suhkrumahlad, need ei ole vesi. Just, ta on vedelik, aga ta ei ole vesi. Ja kohviga ju peaks vist veel 1 klaasi siis vett lisaks võtma, sest et kohvi viib välja veel vedeliku. Jah, et Itaalias tegelikult, kui kohvikus käia tellida neid šotte, on alati klaas vett on juures. Just. Aga kas mingid ained, mis siis on kuskil taimedes või kuskil toidus, on ka sellised, mis aitavad siis seda transporti, siis selle toksiini transporti kehast välja kaasa ka, et kuidagi või saab see toksiin nii-öelda ise kehast välja või tal on autot või sellist mingit transpordivahendit ka vaja, et mis teda nagu välja viiks või juhataks? Ja kindlasti on lihtsam, kui on, räägime siis soolestikust, eks ju, et me sööme selle sisse, soolatraktis võiks olla siis mingisugune nagu detox binder või siis selle mürgi või toksiini siduja, et kõige lihtsam, mille peale mõelda, on aktiivsüsi, et kui meil ka kõht on lahti või mingisugune muu probleem on, siis see teeb üsna kiiresti korda. Küll aga ma olen näinud jällegi informatsiooni ja uuringuid, et seda aktiivsütt ei tohiks tarbida rohkem kui 2 nädalat, et muidu ta hakkab liigselt neid toidus sisalduvaid vitamiine ja mineraalaineid siduma ja siis me keha jääb nälga. Et võib-olla siinkohal saabki appi tulla meile nüüd Black Stuff oma kapslitega. Et ma saan aru, et Black Stuffi kapslid, sa võid seda kuuri teha kuu ja võib-olla isegi rohkem, eks ju? Jaa, et Black Stuffi kuuri võib teha siis 2-3 korda aastas, 2-3 kuud järjest. Et ta ei vii kuidagi liialt välja mineraale või toitaineid, sest et seal on siis 2 osa, fulviin ja humiinhapped, nad töötavad koos, et 1 osa viib kehast välja siis jääkaineid ja teine siis on see, mis aitab just siduda ja rakkudesse kohale viia. Aga muidugi see on lihtsalt üks variantidest, et muidugi kõige parem on, kui meie toitumine on vastav, et me saame kõik sealt kätte. Muidugi see on raskendatud tänapäeval, on ju. Selle suure koormusega, mis on. Jah, just. Ja toidus ju ei ole ka enam, et tegelikult me peakski toidust saama kätte need samad rasked sõnad, fulviin ja humiinhapped, aga jah, kuna nii palju, nagu sa juba mainisid, pestitsiide kasutatakse, siis mulla tasakaal on rikutud ja me lihtsalt ei saa enam oma toidust neid aineid kätte. Ja eks toidus on ka tegelikult need elementi ained, et isegi kui mõelda, et õunas sisalduv pektiin on tegelikult asi, mis mürke seob. Et teatud Ameerikas ma tean, on need detox tooted, kus sisaldab see preparaat pektiini näiteks. Pektiini? Näiteks citrus pektiin. Okay. Et see on küll sidunist pärinev, aga õunas on ka pektiin olemas. Ma tean, et lektiinid peaks olema lektiinid on muud asjad. Just, et nemad on ju nagu justkui kahjulikud meile. Ja. Aga pektiin on teine. Okay. Just. Aga milliseid siis tulemusi võib see puhastuskuur endaga nagu kaasa tuua, et kui seda tegema hakkan, et ma rohkem jälgin seda, et ma jooksin vett, et ma näiteks higistaksin, tehaksin füüsilist, käiksin saunas, sööksin puhtalt, et millised need esimesed märgid võivad olla, et et see toimib, mis ma teen? Ma arvan, et esimene asi, mis märku annab, on see, et energiat on rohkem, ei ole nii väsinud. Okay, see seletab ära ka selle, miks paljudel, kes Black Stuffi hakkad kasutama, on energiat rohkem, on tagasideks. Et need mürgid siis kuidagi vaevavad või võtavad selle energia ära või kuidas see toimib? Nojah, et kui sa mürke järjest sisse sööd, aga keha ei suuda neid väljutada, mis iganes põhjusel siis, ja nad hakkavad sul organismis kogunema, siis loomulikult lisaks kroonilisele haigusele võib tulla ka väsimus. Et see annab märku endast. No see vist on siis, kas see on siis nii, et kehal kogu energia lihtsalt kulubki selle peale, et seda toksiini kehast välja saada, aga kui ta ei ole võimeline seda tegema, ei ole nii-öelda seda transpordivahendit või seda on raske teha, et siis tal kogu aur nii-öelda lähebki selle peale ja ei ole nii-öelda elutegevuseks siis energiat. Võib ka nii öelda,
Et kui ma nüüd mõtlen enda kogemuse peale, et okei, praegu küll mitte, aga varasemalt, et see ei ole nüüd küll päris mürkidega seos, aga võib-olla hea paralleel siia tuua, et naisterahvad ka mingil perioodil elus kindlasti võitlevad kandiidaga ehk pärmseenega. Et see võib olla igal pool kehas, eks ju, see võib olla keele peal valge katt, see võib olla naiste piirkonnas, see võib olla seedetraktis, olen näinud isegi enda lähedasel pereliikmel tegelikult kõrva taga naha peal, et selles mõttes see võib olla väga erinev, aga isegi kui selle kandiida või pärmseenega, siis võidelda on nagu paha sõna, eks ju öelda, aga kui näiteks sellega tegelema hakata ja liiga palju mürke ja toksiine korraga vabaneb sellest, et sa eladki nagu niisuguse mulli ja pilve sees ja võib-olla, et see võrdlus ongi siinkohal nende inimestega, kes on väsinud ja krooniliselt nagu kannatavad selle koormuse all, et sa eladki nagu mingisuguse niisuguse pilve või mingisuguse vati sees ja sa ei saagi aru, mis on normaalne. Et justkui see muutubki sinu uueks normaalsuseks, et näiteks sa oled väsinud, et sa ei saa arugi enam, et see on väsimus, vaid see ongi uus normaalsus. Just. Et siis tuleb vaikselt toimetama hakata, kindlasti need asjad ei saabu kohe, et mida rohkem on niisugust looduslikku lähenemist, siis sõltub nagu murekohast ja sõltub preparaadist ja mida tehakse, aga need võivad pikka aega võtta. Et kui taimi ka manustades võib olla 2, 3, 4 nädalat enne, kui sa üldse midagi näed tulemust. Et kindlasti taimed ei ole nii kiired kui näiteks antibiootikumid, on ju, mis kohe tulevad ja lammutavad ja teevad sul, kas just korda, aga selle bakteri ära võtavad organismi, et taimed ei ole nii kiired. Aga peab kannatust olema ja teadma, kuhu see lõppeesmärk on, siis kuhu jõuda. Ja toiduga ka loomulikult toetada. Ehk siis tehniliselt me ise ei pruugi üldse teadagi, et me ei pruugi aru saada, et meil on liiga palju mingeid toksiine või siis jääkaineid, mürke kehas, sest et see ongi meie uus normaalsus ja me ei saa aru, et meie tervisel on midagi viga. Väga hulludel juhtudel ma arvan, et saab aru, et isegi kas see sama pärmseene juhtum, et võib-olla mitte Eestis, aga välismaal, et on täitsa niimoodi, inimesed ongi ammoniaak Eesti keeles peaks olema, eks ju, täitsa nagu, mõõdetakse isegi nagu alkoholi välja, et neil ongi nagu käärimislabor kehas käimas, inimene ei ole alkoholi tarbinud. Et kogu see pärmseene protsess, et see võib mõnel inimesel nagu väga hullusti lõppeda. Ja katsu siis politseile ära seletada, kui puhudest tuleb promill välja. Ja minu arust isegi keefiriga on olnud selliseid juhtumeid, kus isegi äkki Eestis, et tõesti puhudki välja, aga tegelikult oled lihtsalt keefiri joonud. Et annad nagu natukene toitu lihtsalt sellele seenele ja siis juba hakkab tootma või selleks ei ole seda seent vajagi siis? Ma arvan, et see seen on ka ikka seal koosmõjus. Aga rääkides nüüd sellest toksilisusest, et USA-s ja funktsionaalses meditsiinis on siis ka testid, mis mõõdavad oksüdatiivset koormust ja kuidas need rakud toimivad. Et tegelikult just päeva 2 tagasi ma sain ühe huvitava uuringu siis 4-5 mineraalainest, seleen, vask, magneesium ja 1 või 2 asja oli seal veel, meie enda TTÜ labor siis mõõtis minu tuttaval siis, kes on seotud selle valdkonnaga ja isegi seal nad arvestasid välja oksüdatiivse koormuse indeksi. Et seda testi on ka võimalik teha, et muidugi kõik, mis on nagu Ameerikas ja funktsionaalse meditsiin tasemel, et ei ole mitte ainult 1 leht sul seda uuringut, vaid ikkagi 10, 15, 20 lehekülge, et hästi põhjalik, aga ka see on juba tegelikult mingisugune indikaator, kuidas meil kehas protsessid toimivad. Et kellel väga huvi on, siis võib küsida, et ma arvan, et on võimalik seda teha ka laiemale ringile. Et võib sinu poole pöörduda siis, kui on huvi? Jah, see on jagada siis õigesse kohta neid kontakte. Aga millised võivad veel siis olla tulemused või mida märgata, et kui on puhastusprotsess nagu siis käima läinud kehas, et hakkad jääkained välja tulema. Et Black Stuffi puhul ma tean, et on siis selline asi hakkab toimuma osadel, et võivad tekkida mingid punnid kehale. Mul endalegi tulid siis otsa ette, kuklasse, naistel rohkem näkku, rinna peal, et kus kosmeetikat kasutatakse, et see on ka ju selles suhtes normaalne või ma saan valesti aru asjast? Võib olla küll ja mul tegelikult endal oli üks klient nüüd üle poole aasta tagasi, kes hakkas ka siis jälgima niisugust tervislikku toitumist, suurendas nagu köögiviljade osakaalu endal, mis tal muidu oli üsna piiratud ja tekkisid ka punnid.
ja kohe väga hullud punnid ja saatis mulle pildi ja ma tegelikult siiamaani olen natuke nagu paanikas. Ja kuna tal on natuke sellist allergilist fooni ka ja ta ei tea või ta ei mäleta, et tal oleks allergoloog kontrollinud, et kellel on nahaprobleemid ja allergiad, et võib olla allergia ka täiesti selliste süütute köögiviljade vastu. Et kellel on porgandi vastu, kellel on tomati vastu, noh, paprikas, eks ju, on võib-olla natuke rohkem levinud, et kui me neid asju ei tea, siis on väga raske seda nagu toidulauda teha tervislikuks, kui sul kogu aeg mingisugune allergiline asi nagu üles viskab seda pilti. Aga noh, see on pigem harva ikkagi, et rääkides nüüd tervetest inimestest, siis ei saa välistada, et tekib selline. Ja isegi nüüd see Candida ja Pärmsen uuesti mängu tuua võrdluseks, et ka seal võib tekkida niisugust Herxheimeri reaktsiooni, ehk siis enne kui läheb paremaks, läheb ikka täiesti hulluks asi. No sest, et see seen hakkab võitlema oma elu nimel nii-öelda ja selleks, et ta jääks ellu, peab ta ju nii-öelda laienema ja suuremaks minema, et oleks šansid suuremad. Jah, et kuigi meil tänase jutuajamise teema ei ole see Candida, aga kuna me natuke siin juba rääkisime sellest, et siis lihtsalt nagu kiirelt mainida, et Pärmsen kindlasti ei ole vaenlane, et ta ongi meie normaalse mikrofloora osa, et võiks seda olla kuskil 20% meie soolestikus, aga miks ta hakkab nagu võimust võtma, ongi siis, kui meil on kehv seis, dysbioos, kui meil on antibiootikumikuur, et siis ta tuleb ja võib võtta ka isegi kuni 50% endale seda ruumi. Et siis hakkabki see heade ja pahade bakterite tasakaal muutuma ja kogu see niimoodi olelusvõitlus, eks ju, dysbioosi ja kõige muu vahel. Et kindlasti see võitlemine ei ole hea, et pigem jällegi siuke ratsionaalne strateegia toitumisega toetada, võtta ära siis kõik need suhkur ja liigne rafineeritud ja liiga magus ja lasta kehal loomulikult ise balanssi minna. Ja see on sama ka siis selle keha puhastumise ja tervisliku toitumisega. Et mida rohkem ekstreemseid asju teeme, seda rohkem stressi keha läheb ja kui siinkohal rääkidagi neist paastumistest, eriti just veepaastust, et on teatud ajad ja kohad, kus need on õigustatud, aga mina isiklikult neid ei poolda. Et see ei ole ikkagi normaalne loomulik olek meie jaoks, et loomulikult inimestena ja ajalooliselt meil on võimalik elada ilma toiduta päevi ja nädalaid ja veel pikemalt. Aga kes teeb seda kaalulangetuse eesmärgil, siis nad ju teavad, et see kõik tuleb tagasi. Ja tuleb veel hullemalt, sest sa oled nii palju ennast piiranud, sul tekivad veel suuremad isud, et pigem siis hoida niisugust tervislikku toitumist ja mitte siis liigselt piirata. Ja mis on ka üks jutumärkides viga, mida tihti tehakse paastumisega, on see, et selleks, et detoks meil korralikult toimiks ja puhastumine, meil on vaja tegelikult valkudes saadavad aminohappeid, et ilma selleta keha ei puhastu. Et ma praegu siin detailsemalt need mehhanisme ei hakka läbi rääkima, aga et kui ma ise ka toitumist ja toitumisteraapiat õppisin, et see oli ka minu jaoks niisugune suur üllatusmoment, et tõesti, jah, ja nii ongi. Et ainult veega seda me ei saa võtta. Samamoodi nagu seda mürkide sidumist soolestikust, lihtsalt veega. Et vesi on hea ja kasulik, aga ta ei seo neid mürke, mida saab näiteks black stuff või mingi muu preparaat teha. Sest et aminohapped ju jällegi joome tagasi mullani jälle. Et aminohapped, meie keha ei suuda ise sünteesida neid. On mul õige informatsioon, et peame saama neid ikkagi mullast. Nagu toidust, ja toidu saavad nad mullast. Noh, loomses valgus aminohapped, meil on 8 asendamatut aminohapet ja eriti, kes on veganid ja rohkem taimse toidu peal, siis väga head valkude allikad just taimse koha pealt on Vegan.ee kodulehel, et saab sealt vaadata, et kuidas siis kätte saada kõik need 8 erinevat aminohapete tüüpi, et mida peab sööma. Ja tegelikult ei ole üldse nii hull, et võib-olla peast natuke valesti mäletan, et ei ole päris 500 grammi hummust ja sul on kõik asjad olemas, aga saab seal siis tabelite järgi vaadata, et mida, kui palju süüa ja ei ole see asi üldse nii hull ka nendele, kes loomset liha ei söö, loomulikult. Okay. Aga võtaks asja kokku, et sinu soovitus siis on, et hoida pigem sellist ühtlast fooni ja mitte lastagi nii palju üldse enda kehasse neid toksiine ja hoiduda sellest ja nii-öelda vaikselt neid väljutada, mitte teha nüüd selliseid suuri sööste, et aasta aega kogun nii-öelda neid välismürke kehasse ja siis korraga järsku kevadel välja.
just, et kui nüüd kiiresti veel rääkida sellest, veepaastumist ma ise ei poolda, see minu jaoks küll raske, et mida ma nüüd ise järgi tegin või järgi proovisin 4 aastat tagasi, oli savipaast. Ja see oleks niisugune nagu ainuke asi, mis on nagu kõige hullematest lähenemistest, mida ma olen võimeline tegema, sest tühja kõhtu mina kannatada ei suuda, aga kui sul on savi ja psüllium, et näiteks Koralliklubil oli see toode, mida ma proovisin ise, et siis sa iga 4 tunni tagant või iga paari tunni tagant 4 pakki siis päevas saad seda savi ja psülliumit süüa. Ja loomulikult siis savi on see, mis ka need mürke soolestikust seob, psüllium paisub, psüllium on ka kiudaine ja lükkab meil kogu seda massi ja oma siis soolestikus edasi. Ja eriti need, kes siis on palju söönud nisu ja niisugust, gluteen on meil ka ju kleepvalk, eks ju. Et sealt tuleb huvitavaid asju nagu soolestikust välja, et mitte ainult minul, ka teistel on siis tulnud. Et sellisel juhul mitte kaalulangetuse eesmärgil, vaid siis sellisel nii-öelda rookimise või see puhastus eesmärgil on paast nagu okei. Ei soovita, ei poolda, aga kes tahab järgi katsetada korra elus, siis kui ei ole niisugust veresuhkru liiga madalat taset, hüpoglükeemiat või diabeeti või mingit muud vastunäidustust, miks ei saa, on ju, et loomulikult kui on rasked kroonilised südame ja mingid muud haigused, eks ju, maksaneeruhaigused, siis ei pruugi olla parim lahendus. Et loomulikult peab olema spetsialist või terapeut, kes vaatab, on ju, kas see on võimalik, kas see on soovitatud või mitte, aga sihuke enam-vähem normaalne terve inimene siis saab ise otsustada, kas ta proovib või ei proovi. Et küll, mis ma nüüd kuulsin, on meil siin turu peal saada natuke alle 200 € ka siis mingisugused puhastustooted ja komplektid, mis siis saavutavad üsna sarnase efekti, aga seda tehakse siis ainult 24 tundi ja 5 liitrit vedelikku päeva jooksul ära juuakse ja tuleb siis samasugune sihuke puhastusvärk teisest otsast välja, et ma jällegi siin tootega kursis ei ole, aga kuulen, mida kliendid räägivad, mida nad teinud on ja kui tulemus on sama, mis minul oli selle savipaastuga, siis ma nagu paneb kukalt kratsima, et väga põnev. Et variante on erinevaid. Just. Et täitsa võimalik, et see nisu või gluteen või kleepvalk, kui seda on söödud 20, 30, 40 aastat, see tõesti kuhjubki soolestikus. Ja siis võib ta nagu head teha. Aga kokkuvõttes siis ikkagi toitume tervislikult, ärme lase endale palju toksiine keha lähedale, oleme palju värske õhukäes ja kui võimalus, siis maal. Kui võimalust ei ole, siis natukene aidata kaasa kehale, et tal oleks ained olemas linnas elades näiteks, mis viivad siis kehast toksiinid välja. Ja hästi palju puuvilju, marju, köögivilju, just tumerohelisi lehtköögivilju, et kui nüüd just maksa toetamisest rääkida, et maks on ka väga oluline organ kogu puhastumisel ja maksu toetuseks on tegelikult oma preparaadid olemas taimeravis, et mida saab ka igapäevaselt lülitada, näiteks kurkum, küüslauk, artišokk, maarjauhakas, et neid on hästi palju, et just see maksale kõik see töödeldud, rasvane, praetud, küllastunud rasvu täis, transrasvu täis, see on maksale raske siis ümber töödelda ja sellest nagu vabaneda, et mida puhtam on toit, keedetud, aurutatuna supid, smuutid, et seda lihtsam on, et loomulikult siin on ka igaühel õige aeg ja õige koht, et teatud põletiku soolehaiguste korral liigne kiudaine ei pruugi hea olla, mõnele toores ei sobi, et peab jällegi vaatama, mis on see optimaalne lahendus. Aga suures plaanis loomulikult kõik see siuke tervislik ja toetav. Seega, kui on inimestel mingid suuremad probleemid, siis kindlasti võtta ühendust toitumisterapeudiga ja pidada nõu. Ja kas saab arsti juurest suunatakse või saab ise otse ka, ei ole saatekirja vaja? Praegu kahjuks Eesti turul toitumisnõustajad ja terapeudid ei ole haigekassa süsteemis. Loodame, et lähiaastatel tuleb see, et saab lihtsamini inimesi siis aidata ja rohkem ka teadlikkust tõsta, aga hetkel on siis eravastuvõtud ja saab siis ise pöörduda. Jah, et Liis ka, variante on palju, aga Liis on ka siis üks variantidest, kes võtab inimese vastu ja teeb siis täiesti personaalseid konsultatsioone, et saaks siis tervisemured lahendatud. Aga siinkohal, Mart, ma tõmbakski otsa täna kokku ja juba järgmisel korral siis räägime nahast, et kuidas meie nahatervis on seotud meie soolestiku tervisega. Ja tahaksin veel öelda suur aitäh Huubile
Pärnu noortekeskus, kus saab vaba aega veeta, noh praegu koroona ajal küll on see natuke raskendatud, aga muidu, et soovitan vaadata Facebookis Huub, Pärnu Huub, et suur aitäh, et lasite meil siin enda ruume kasutada ja peatse jälle nägemiseni. Tšau!